Jagage palun meiega 3 kõige tähtsamat soovitust, mida inimene peaks igapäevaselt järgima, et südame tervis oleks korras. Ja, kui 3 öelda, kõigepealt kindlasti ma kõige olulisemaks pean mitte suitsetada. Suitsetamise osakaal on Eestis vähemaks jäänud, aga ikkagi see kahjustav toime, see kahjustav mõju südame tervisele ja üldtervisele ja ka onkoloogilistele haigustele, et see on ikka väga-väga suur. Nüüd toitumine ma võiks öelda, et see on teisel kohal. Toitumine peab olema tervislikum, kui meil praegu on. Meie soolasisaldus on liiga kõrge toidus, meie rasvasisaldus on liiga kõrge, suhkrusisaldus on liiga kõrge. Need kõiki asju tasapisi oleme parandanud, me läheme selles suunas, et toitume tervislikumalt, aga pikk tee on veel käia. Ja 3. asi on kindlasti liikumine. Regulaarne kehaline tegevus. Praegu on kindel see, et päevas miinimum on siis 30 minutit reebast kõndi. See on täiesti miinimum ja sellele peaks lisanduma siis vähemalt 2 korda tervisetreeningut. Noorematel inimestel intensiivsemad treeningud võivad ka sagedasemad olla, ka vanemas eas vesivõimlemine, väga erinevad võimalused, naisvõimlemised ja ka ise on võimalik enda kodus teha harjutusi intensiivsemalt, millega saab hoida südametervist alal, millega saab liigesehaigusi eemale viia, millega saab luid tugevdada, Alzheimeri tõbe ära hoida, nii et kehaline tegevus on väga-väga oluline. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh ja tervist kõigile!